Nii, ja meil on väga suur rõõm välja kuulutada siis aasta ettevõtte 2018 ja selleks on Ahrensburg OÜ. Palun, kas Tere Nepper on siin? Saare maakonna aasta ettevõtte 2018 on Ahrensburg osaühing. Millised on Ahrensburgi sellised suurimad tugevused? Ahrensburg on traditsiooniline majutusettevõte ja majutusettevõtted on ikka Saaremaal turisminduses ju ruulinud, aga aeg on muutunud. Turul on tulnud väga palju selliseid ettevõtteid, selliseid äppe, lahendusi, mis röövivad tegelikult raha natukene traditsioonilistelt hotellidelt, näiteks Airbnb ja Booking.com. Aga Ahrensburg on kogu selle üle elanud ja suutnud omas sektoris nagu leida selle koha, et kliendid tahavad nende juurde minna ja nad on väga edukalt tegutsenud juba aastaid. Milline on ettevõtte Ahrensburg sünnilugu ja millega ettevõte täna tegeleb? Ahrensburg ettevõte on 26 aastat vana, sündis aprillis 1993 ja siis sel hetkel avati esimene restoran. Ta on pigem nagu turismiettevõte, meie põhitegevus on majutustoitlustus, korraldame üritusi ja teeme kõike muud. Aga mis oluline meie ettevõtte puhul on see, et me oleme pereettevõte. Me oleme 100% pereettevõte, kus praegu on juba tööl 3 põlvkonda. Kui palju on ettevõttel töötajaid? Kas Ahrensburg on suur ettevõte? Ahrensburg on Saaremaa kohta piisavalt suur ettevõte, et meil on kokku 130 töötajat. Suvel, nagu teada, siis Saaremaal on turism ikkagi väga suuresti hooajaline. Suveks lisandub meile veel 50 töötajat ja ooperipäevade ajaks veel 40. Et me praegu tegutseme 8 ettevõttega, et meil on Ahrensburg Boutique Hotell ja Spa, siis on Saaremaa Veski, mis on meie kõige vanem ettevõte. Meil on lisaks Meedlakoda ja Ahrensburgi külalistemaja, 4 laevakohvikut ja teeme ka Estonia kontserdisaalis, Eesti kontserdisaalis cateringi. Mis te arvate, mis on teie ettevõtte selline edupalem, et te olete nüüd saanud aasta ettevõtteks? Seda ma ei oska öelda, seda peab küsima võib-olla esitajatelt, aga üks kindlasti põhjus on, et meil on pidevalt arenev ettevõte, me oleme nagu suurema missiooniga ettevõte, et me toetame, aitame ellu viia paljusid asju Saaremaal, korraldame palju kultuuriüritusi, et me oleme tänaseks päevaks korraldanud üle 500 kontserdi, me lööme kaasa kõigi suurte kultuuriürituste, oleme olnud paljude sünni juures ja lööme kaasa partnerina. Näiteks Saaremaa ooperipäevad, oleme algatanud Kuressaare tänavapikniku, Saaremaa toidufestivali, lisaks palju väiksemaid ühekordseid üritusi. Mida selline tunnustamine ettevõttele tähendab? Kas teie igapäevatöö ka kuidagi muutub? Ei, absoluutselt ei muutu, sest et me midagi ei tee ju tunnustamise pärast, et hea meel on lihtsalt, et märgati ja saan oma töötajatele klaasi kokku lüüa ja öelda, et tubli töö. Ja andke üks hea soovitus ühele alustavale ettevõtjale. Seda on raske öelda, aga igal juhul tuleks alustada millegi sellisega, mis tuleb seespoolt, et mida sa tahad teha. Ja olla järjepidev, teha paljusid asju mitu korda ja ka elada üle võib-olla rasked ajad, mitte loobuda ja nii ta tuleb.